aga nüüd on siis aeg üle anda Kelgule ka tänane kingitus ja meil on suurim hea meel meie kõige tundlikumate jalgadega mehele tekitada siin väikene, kuidas nüüd öelda, jalgade hooldus. Ehk siis otse-eetris hakkab toimuma Kelgule pediküür. Ma mäletan muidugi seda, et kui Kelk rääkis, kui ta viimati pediküüris käis, siis tal oli mingi sokiskandaal. Sokkgate. Kuidas täna on, Kelk, kas võib sattuda samasugusesse piinlikusse olukorda või? Panin uued sokid. Panid igaks juks või? No ma ei tea, mina võtan ära, mulle pediküür meeldib. Ei no muidugi, Kelk saab nüüd tööd teha niimoodi rahulikult samal ajal, kui tema kallal hoolitsetakse. Ütleme nii, et spa ja jalahooldus tuleb ise koju kätte töö juurde. See on muideks meile Hirmu ju täiesti tuntud teema juba. Me oleme ka kunagi saadet teinud samal ajal, kui meile pediküüri tehakse. Tuleb sul meelde? Oleme. Ja Kelk, ma ütlen, saatele tuleb täiesti uus kvaliteet. Ma usun. No nii, Kelk, kuidas on? Soe vesi on. Soe vesi, jah. Jalad läksid sisse. Päris hea. No võt, sellistest tingimustest tuleb täna selle sünnipäeva lapsel siin tööd teha. Ja rabada kõigest jõust. Siin on kõik mingid special soolad, kreemid, määrded. Ja. Preparaadid, protseduurid, ütleme nii, et siin on ka päris... Kelgu puhul muidugi oleks võinud võtta vähe suuremad tangid kaasa, et siin on nagu mida nakitseda. Kelk, kuidas sul jalgade vahel on mingi uss piilub ka varva vahelt välja või? Ta on sõnatu. No muidugi ta on sõnatu. No, ma ise ka ei viitsiks enam midagi rääkida, kui jalad oleks juba soojas vees ja... Aga siin nüüd pannakse püsti kõik vajalikud atribuudid, mis tarvis selleks, et pakkuda meie tänasele sünnipäeva lapsele ülimat naudingut. Olgu siis üks päevgi, Kelk, sul täna selline, kui sul vähe nagu mõnusam olla on siin hommikuraamis. Muidu sa ikka kirud siin siinset seltskonda enda kõike ja kogu seda õhustikku ja olustikku. Kas täna on juba parem? Juba hakkab lubama. Väga hea, Kelk. See ei ole veel kõik. Ära muretse, me oleme sinu eest hoolitsenud. Nii et naudi, Kelk, naudi.